Nüüd kui suuremad vedamised on kõik tehtud, siis lõpuks saame alustada ehitamisega ja meie esimene ehitus on ilmselgelt saun. Selle plaanime teha postvundamendi peale, sest on lihtsam, kiirem, odavam ja tellisime internetist kalli raha eest ka papptorud, millesse siis betoon valada. Vennalt sain hea idee, kuidas postide sisse armatuuri panna, aga tänu Taneli oskustele ja masinatele saame seda omanäolisemalt teha. Esimene samm oli armatuurrõud osta ja see mõõtu lõigata, aga seda me ei filminud, sest vihma sadas ja meil oli kiire. Järgmine samm, mida me ka siin näeme, oli puhtalt Taneli kapsaaeda. Et siin me näeme, kuidas ta joonestab ilusad õiges mõõdus kolmnurgad ning lõikab neid 36 tükki välja. Kui see sai tehtud, siis algas minu etteaste. Iga posti kohta läks 3 kolmnurka, mis tähendas, et sidumist oli oma jagu. Aga õnneks meil oli üks väike abiline, kes tuju kõrgel hoidis. Aga aitab vatramisest. Lähme krundile. Nii, nöör. Nöörini ilusti 500. Okei. Hoian keskel praegu. No siis on posti keskel on 499 praegu. Ja kui nüüd nöörini? No nüüd on täpselt 500 nöörist nööri. Okei. Vaatame korra 3 meetrit ka või? Posti keskel 301. Ahaa. No see 1 sent, see on siuke. See on suht hunja meil. Jah, aga siit 1 puurimisega 2. Lõpuks pool meetrit. Ma ei tea, tõmmaks spreiga need postikohad maha või? Kaikad välja? Küll jah. Siia siis võibki teha põhimõtteliselt risti äkki välja poole. Ja nii. Ja. No muidugi see sprei on ka, see rist on ju suht lai. Ahah. Huvitav mitu kätt enne pahupidi lasti, kui leiutati see autostopp. A little longer than a few minutes later. Testisin. Vaapale. Kõikide eelduste kohaselt nüüd selle pulga alumise otsa peab panema vastu teisi poste ja siis nad on sama kõrgel kui see. Alusta uuesti, ma ei kuulnud üldse. Igatahes meil on 1 valmis valamiseks. Jah. 11 veel. Või 11 tähendab 10,5. See on peaaegu. See serv on 8 milli liiga madalal. See on 7. Liikus. 3, 2. Äkki on muidugi. Ja nüüd on ta paigas. Aga mul on tunne, et ta vajub niikuinii natuke kuskile. No kõige lõpus, kui kõik postid on nagu sellises nagu toon, siis me käime veel nad sellega üle ja võib-olla on vaja koputada mõnda lihtsalt sisse poole. Vaata, mis on kõige madalam, tolle järgi siis panevad lööme sisse. Siis nad lähevad ikka. Ma arvan. Liigusega auk. Kohe näeme, kas Reima on ikka õige ehitaja. Vaata siia, Reima. Ai, läks kohe nägu naerule. Võta üks limonaid. See on nullid on need. Tervist härra. Ma tean, et teil on oma mikker, aga lihtsalt video pärast.
millega tegeleme? Proovin veel viimased loodimised teha, laseri järgi postid paika panna. Aga mingi vend seisab ees, siis masin ei näe laseri kiirt. Ja põhimõtteliselt niimoodi, et panime ühe posti paika ja nüüd teised postid lähevad selle järgi. Enam-vähem siuke 3 milli sisse oleme kõik saanud praegu. Kuna meil kogu ülejäänud asi ei ole ka nii sirge, ütleme siis materjal ei ole nii sirge, siis see 3 milli on maks suva. See on väga suva, aga kuidas teil läks siin joondusega, et postid oleks nii-öelda õige koha peal, et kui 3 milli üles-alla on okei, siis kui palju on vasakule paremale okei? 5 senti, 50 millimeetrit. Kuigi siin võib olla ka rohkem, aga elame üle. No tegelikult vist nii hull ei ole. Üllatavalt hea on neid liigutada praegu üles-alla isegi. Alla isegi on liigutatav. Ühte liigutad 2 senti või? Jah, seda on ju. Seda on küll. Mõni võib öelda, et 2 senti on vähe, aga tegelikult seda on väga palju. On ju, Tanel? Jah. Mõtle ise, kui sul 2 senti maa võetakse. Midagi alles. Minul täna hommikul või siiamaani on tunda nii-öelda pihulihas haarde jaoks on väga valus ja kange. Kuidas teil hommikul või praegu keha olukord on? Mul on vist õlad, sest ma puurisin ja tõstsin trapets ja mingi lai lihas läks eile mingi räigelt krampi ja et siuke lõuatõmbetrenn oleks olnud. Kui ma õigesti mäletan, siis kunagi oli teie hüüdnim isegi härra Trapets. Vastab see tõele? Vastab jah. Ma ei tea palju vett panna. Kui niimoodi läheb, siis põhimõtteliselt läheb 36 kotti meil. Much later. Vundament sai valatud. Siin ta meil siis on. Jep. Ma ei tea, tundub vist nagu hea. Jah, selja taga on ka veidis muutust and. Kui mõni terasilm võib-olla märkas. Mingi auk on tekkinud. Jah. Et räägime siis vead, mida ei tohiks teha, kui sa hakkad postvundamenti valama või? Hakkame alustusest, et kui sa paned oma need nöörid
siis nööri seda mingit varrast ära löö siia, kus sul post peab tulema, vaid löö, ma ei tea, pool meetrit kaugemale. Siis ei jää sul see ette ja sul on kogu aeg paigas see nöör. Isegi kui sa nööri ära võtad eest puurimise ajaks, siis sa pärast saad ta tagasi panna. Et kontrollida, kui sa hakkad poste panema. Siis puurimine. Ma ütleks, et kui sul on teadmata pinnas ja rohkem kui 10 auku, siis seda vist peaks masinaga tegema. Okei, kui sul on mingi puhas turvas, siis on lebo. Ei ole probleemi, võid, ma arvan, mingi 30 auku ka teha. Aga kui sul on siuke pinnas, mille kohta sa midagi ei tea, kus võib tulla, pärast Reimo näitab võib-olla klipi mõned kivid välja suured, siis ikkagi kasutaks masinat, kuigi noh, ega kui masin on, siis on niikuinii ka pekkis, kui siuke kivi sul ette tuleb. Aga vähemalt siis sulle alguses, kui sa hakkad minema, siis igasugused juured ja asjad ei lükka sul seda auku natuke eemale, nagu meil siin mõne postiga juhtus. Kontrolli, et puur, mille sa rendist saad, on õiget mõõtu. Sest me ei mõõtnud muidugi seda puuri, aga mulle tundus, et see oli mingi 180 puur, sest need 200 torud isegi lüües ei oleks sinna sisse mahtunud. Need papptorud on väga head, kuigi nad olid ka lõpuks ikkagi suht kallid. Mis ma arvutasin koos transaga oli 11 € tükk. Aga samas nad kiirendavad oluliselt, et muidu peaks hakkama, kas siis pead puurima väga ideaalse augu kohe või pead siis mingi, ma ei tea, mis iganes muu toru või saalongi ise tegema. Ei no torud, ma arvan, on seda hinda väärt, et nad ikka teevad asja lihtsaks ja sa tead, et saab hea. Ja noh, asi, mis oli õigesti minu meelest, et me saime Halari käest selle mis iganes lasernivelliiri või laserloodi, millel on see vastuvõtja ka. Ja siis tollega saime väga hästi paika need, et siin kas lõpus jäi reaalselt võib-olla mingi 5 miljon see kõikumine. Nüüd, kui on vajunud, siis on rohkem, aga... Nüüd kindlasti natuke muutunud, jah. Aga minu arust me saime nagu too hetk, minu arust saime isegi mingi kuni 3 milli eksimusega. Et päris täpselt. Segu segamine. Segumasinaga oleks mõistlik teha. Kui on ikka 700 kilo segu vaja segada, et siis... See käsimikser ikkagi, no esiteks ta ei sega nii hästi ja ikkagi ka töömahukas. Et sellesse segumasinasse lihtsalt visata ja pärast siit kallata siia otse auku oleks oluliselt lihtsam. Mis hästi läks? Armatuur oli minu arust, see lahendust oli minu arust väga hea, et väga mugav oli paigaldada mugav ja ta püsis nagu hästi segu valades ka ja tollega sai segada veel nii-öelda selle. Mulle välja ajada. Jah, et võib-olla kui hakkamegi põhikäbinit tegema, siis uberikku siis on ju. Siis tuleks mina võtaks natuke suurema puuri, kui on see toru, sest isegi siis on sul nagu natuke veel pärast mängida selle toruga aega nagu ruumi ja siis sa pärast pakid selle mulla siia kõvasti ümber ja siis sa saad ilusti õige koha peale. Ja siis võtaks üks segumasina ja ilmselt võtaks ikkagi mingisuguse puuri, mis käib siis kas avandi või koppa või mingi siukse asja külge. Eks kindlasti seal on ka omad nüansid, keegi, kes on kasutanud, võib öelda, kas see on seda väärt või mitte. Aga kui sinna tuleb mingi 3 korda rohkem poste, siis käsitsi küll neid ei jõua ära teha. Siis läheb juba puurimise peale 2 päeva. Eeldusel, et kive ei tule.